Täna on siis suur jalgpallipäev, algab ta siin Kadriorus Premium-liiga lahinguga, on täna kokku 4 Premium-liiga mängu üldse ja seejärel, kui need mängud on peetud, siis õhtul suur finaal, meistrite liiga, Ragnar Klavan ja Liverpool versus Real Madrid. Kapten number 14 Dmitri Kruglov, aga siin vaatame selle avavil ära, Pärnu Vaprus paneb palli mängu ja kohe otsivad söötu ettepool ka. Aga siit on ilmselt põgus. On Levadia ju väga hagijana sealt tulemas ja tuleb ka praegu Kando. Üritab mööda mängida ja saab ka pall Andreevile lükata, tuleb sööt värava ette ja nüüd on olemas. Aime Kando lööb 21. minutil 1-0 Levadia juhtima. Nikita Andreeviga seal kokku mängiti ja suutis Kando mõne meetri pealt selle palli võrku lükata. 21 minutit mängitud, Levadia 1-0 ees. No püsis küll Vaprus, kaitses täna väga tublilt, aga nüüd tuli ühe hetkega Kando näitas lihtsalt oma fantastilist kiirus, murdis läbi. Andreev proovis, jätkas sööduga värava ette ja oligi segadus valmis, samuti ka värav valmis. Ja nüüd eksibki Levadia sööduga. Kaasik on seal vahel, aga kaotab ka kohe ja ei jaksa enam kaitsesse appi ka minna. Haarin kastis. Sööt värava ette ja tuleb löök ja on olemas. Roman Debelko 39. minutil lööb 2-0. Jevgeni Haarin söödab, Roman Debelko lööb ja nii lihtne see jalgpall ongi. Vaprus oli võitmas palli, aga kaotas selle. Kaasik ei jaksanud kaitsesse appi minna, jäi väga palju ruumi. Ja kui ruumi jätad Levadiale, siis sealt need väravad tulevad. Roman Debelko selle hooja 13. värav. Vaatab, mis siit välja mõeldakse. Nesterov palli taga. Tuleb Senderus sinna värava peale ja lööb ära Kando. 48. minutil 2-0. Kando lööb oma teise värava. Ei läinud palju aega siin teisel poole ajal, et see väravavõrk juba saiseks. Kirill Nesterovilt suurepärane Senderus. Siit on taas Levadia tulemas, Haarin juba kastis. Kas jõuab palli mängus hoida? Jõuab. Ja tuleb penalti. Pall läheb vastu Uku Kõrre kätt ja tundus küll, et käsi oli kõrval, aga Toomas Nõmmiste näitab penalti punktile ja see on Dmitri Kruglovi koht. Pole ta sel hooajal väga väravaid löönud. Aga nüüd lööb ja kindlalt vasakusse nurka. Richard Haaland hüppab paremale ja seis on 4-0 mängitud 49 minutit. Väga tormiline algus Levadialt sellele teisele poolajale. Esmalt Kando lööb 3-0. Sai siis ju Sergei Lepmets värskelt koondise kutse, nii et on temal siis võimalus järgmisel nädalal Eesti A-koondises debüüt teha. Vaatame siit Vapruse rünnaku ära, tuleb Senderus sinna värava ette ja see on nüüd küll koond, kus lüüa ja ongi olemas! 75. minutil lööb Rocco Mött 4-1 ja kui räägime, et Lepmetsal pole tööd olnud, siis nüüd sai kohe tööd ja ei olnud valmis. Ei olnud piisavalt valmis, ei suutnud seda lööki ära tõrjuda ja seis on 4-1, nii et Vaprusel taas värav kirjas. Kõikide fantasy sõprade välja joonistab. Tuleb Senderus sinna kesksooni, Kando lööb ja on olemas! Kübarad-Riik Kando peale 81. minutil Dmitri Kruglovi suurepärasest Senderdusest. Ja on lihtne seda palli mängida, kui sa seal mõne meetri pealt löögile kogu aeg vabalt saad. Kandolt suurepärane värav taas ja väga hästi on see Kameruni mees täna mänginud. 3 väravat opsti kirjas ja nüüd Kruglov. Nüüd on Maarin kastis, löödab seal söödu Kandole ja 4 väravat Kandol. 6-1 ja nii lihtsalt käib Kando jaoks asi, kui sa pead mõnelt meetrit palli võrku sutskama, siis ei ole palju vaja ja Pavel Maarinilt maasikas sööt sinna värava ette. Tõesti oli tal ruumi, nägi korralik. Ja viimased sekundid käimas ja see mäng on lõppenud, lisaminutid ei tule, Toomas Nõmmiste vilistab selle kohtumise lõppenuks. Levadia saab Vaprusele 6-1 võidu ja tõuseb vähemalt mõneks ajaks tabeli tippu.